täna juriidiline isik, kes on maaomanik, tihtipeale teab, et kuidas kõik asjad selles metsanduses toimivad ja käivad, aga just sellised erametsaomanikud, kes võib-olla 10 aasta jooksul paar korda sinna oma metsa satuvad, nende puhul see uuenduse pool ja ka raie pool jääb tihtipeale veidi vajaka. Ja põhimõtteliselt võiks see istutamine saada siis metsaomanikule selliseks täiesti loomulikuks osaks, ehk siis kui sa oled otsustanud, et ma võtan enda metsast, siis sa teed selle, sa majandad oma metsa ära, aga sa hoolitsed selle eest, et sinna saaks uus mets peale ja midagi jääks ka sinu siis järeltulevatele põlvedele. Et kui me ikkagi raiume midagi ära, kui me lõpetame metsa raiumise, siis kui me mitte midagi seal ei tee, kui meil on näiteks okaspuu mets, mis siis on kellegi poolt tavaliselt istutatud, ütleme seal 70-80 aastat tagasi, et kui me selle ära lõikame, mitte midagi seal ei tee, siis harilikult see kinnistumine lihtsalt võsastub ära. Ja see mõte, miks seda teha, ongi see, et me saame samasuguse kultuuriga jätkata, et on ju väga ilus jalutada ilusates männikutes, kuusikutes, aga kui me seda näiteks ei teeks, me ei istutaks, siis oleks meil ikkagi väga-väga raske seal, paakspuu võsas kõndida, et tahaks niisugust ilusat pilti näha ja ka oma kätetööd, et kui me ikkagi ise selle istiku füüsilisel kujul sinna mulda paneme, siis on ilus vaadata aastast aastasse, kuidas see mets kasvab ja ma arvan, et südames on soe ja hea tunne.